ma praegu teen siin sellist asja, et noh, meil see niisutus ei käi praegu on ja, aga ma nii-öelda viime vett kõige kõrgemast tiigist, viime vett kõige madalamasse tiiki. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma vaatan, mitu kilomeetrit see vesi rändab. Siin ma ühe korra sulle ütlesin, et nende seal oli, no ma olin selle musta tünni juures olin, kui ma hakkasin nii-öelda, kus ma panin nulli, sealt oli vist 12 kilomeetrit, see tuleb muidugi teiselt poolt suht sama. Ütleme 12 kilomeetrit on kuni selle kohani siin, vaata, vesi puliseb, siiani on 12 kilomeetrit. Ma panen siit nulli ja vaatame, kui pikalt see vesi rändab. Endal on ka päris huvitav teada, sul on ka kindlasti. Ma arvan, sul on väga huvitav. Väga huvitav. Väga huvitav. Üks sihtpunkt on siin. Siin on jälle see, et vesi läheb siia, eks ole, nii. Muidugi siin on maru vähe vett. Igatahes noh, vesi tuleb siia, siis siit pump jälle tõstab ülesse, siis ta paneb sinna. Pump tõstab sealt ülesse, päev see silindrist läheb siia. Ja sõidame edasi, praegu ta vist oli 10 kilomeetrit. Lõpp-punkt on see, et vesi voolab, see on meil siis see kõige madalam osa farmist ja siia oli no 16, no 2, no ütleme 30 kilomeetrit rändab see vesi kõige kõrgemast punktist kõige madalamasse punkti, sest noh, veega on see, et ta kipub minema kõige madalamasse kohta, seega jah, 30 kilomeetrit. Filipe paneb kipsplaati siia maha jälle. Mõned inimesed ütlesid, et see ei ole kipsplaat, see on lubjakivi. See et Eestis on kipsplaat. See ei tähenda, et siin Austraalia, või see, vabandust, see et Eestis pannakse lubjakivi. See ei tähenda, et siin Austraalias seda lubjakivi on. Kus paneb, Siis kui ma ise seda panin, siis keegi kommenteeris, et see on lubjakivi. Tule siia Austraaliasse, näita mulle, kus sa siin saad lubjakivi. Mis saa? No lubjakivi saaks niimoodi jah, kui kuskilt, ma ei tea, kus Eestis on väga palju lubjakivi, eks ole. Aga siin maal, vaata ma kohe uurin. Siin Austraalia pinnases on põhimõtteliselt 2 meetrit ja edasi on savikivi ja liivakivi. Ehk siis siin ongi see sama, mida põhimõtteliselt see, mida sa siin peal näed, liiv ja savi, see on ka sügavamal. Aga noh, ilmselgelt need on natuke tumisemad tükid, aga ongi see, et siin pinnas ongi savi, liiv ja rohkem ei olegi. Et siin ei ole mingi, no see, mis onu Google praegu ütles mulle, et siin nagu ei olegi midagi muud. See, mis onu Google mulle praegu ütles. Aga mulle tundub see kõik väga loogiline ka. See, et seal Eestis igasugused kivid on maal, see ei tähenda, et siin need kivid on. Sest siin pole need laamad kokku võrkunud või need laamad on vist need, olid laamad, hetke geograafia. Igatahes need pole kokku võrkunud ja pole kivimeid tekkinud. Siin ka ma kasvatan neid põldu, sest ongi see, et kui me need põllud kinni paneme, siis me laseme need veelevelid hästi madalale, et ongi see, et oleks nii-öelda nagu safe. Et kui vihma tuleb, et siis ei lendaks kohe midagi õhku. Aga nüüd me homme alustame jälle põlde. Seega ma ehitan need veetasemed juba üles, et siis on lihtsam alustada. Ja ongi kõik. Lihtsalt sõidan ringi ja vaatan vett. Kurat, part on siin. Kurat, tibu, tule siis. Kuuled või? Kuule, katus lahti. Lenda välja. Tule nüüd. Kuuled või? Tule ülesse.
oota, ma lähen siit eest ära võib-olla. Sulle ei meeldi, et ma siin olen. Tule välja! Kerse, natuke perse. No see on see, kus me vett võtame, see on meie farmi kõige kõrgem koht, eks ole, on ju. Siin on vaata kaks pulka, on ju. Need teevad selle, siin on hüdraulikaga need väravad. Ma tegin ühe pulga, tegin lahti või ühe selle värava siis. Amma raisk tegin vale värava lahti. See ei tohiks tühi olla. Aga ta on tühi. See ei tohiks tühi olla, aga ta on tühi. Ei tea, kas saab nüüd pistuleid? No vaata, ikka saab. Ei no, mis on siis? Simo ju. Nüüd ei ole midagi teha, kui paneb selle kraavi jälle täis. Mingi vend tühjaks, siis peab täis panema. Ahah, vaada kus vesi voolab. Paneme kraavi täis jälle. Ja no siis on nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noh, 10 lahti hea küll. Tagurda, Filipe. No, see läheb pihta või? Tule. No, läheb pihta või? No, ikka läheb või? Põneks! Tule! Nüüd on pentanuli kõik tehtud. Vaata, seal oligi see, et keegi ütles, et see on luubiakivi. Luubiakivi vist oli kaltsiumkarbonaat ja see, mida me panime, on kaltsiumsulfaat. Ehk siis justkui sama asi, aga tegelikult ei ole sama asi. Luubiakivi on midagi muud. Vist oli luubiakivi, keegi kommenteeris. See on ikkagi kipsplaat. Seal pole luubiaga mitte mingit pistmist. No ainuke sarnasus ongi see, et kaltsiumsulfaat või kaltsiumkarbonaat. Ma ei tea, mis nende vahe muidugi on, aga see on see vahe. Meil siin see suurem saak on arbuuside ja melonitega korras. Vahepeal oli see, et unustasime kasta ja kohe näe, läks kollaseks. Nüüd on juba täitsa nagu roheliseks tagasi läinud. Aga mida ma näen? Oota, räägime kõigepealt ühe asja lõpuni. Ma arvan, et me saime kokku 4 kärutäit või? 4 kärutäit. Ma arvan, umbes 200 kilo. 150 pluss kilo saime neid arbuuse ja meloneid. Aga mida ma näen? Väga palju. No mitte enam nüüd nii väga palju, aga vaata ta õitseb jälle. Ta hakkas jälle õitsema, see on melon on ju. Ja siin, no vaata, jälle üks veikene kaudu tuleb. Jääbki tulema elu lõpuni nüüd. Ei, see on hea, sest nüüd tuleb nagu vähem seda, vaata. Ja siin neid arbuuse näen ka, et mõned väikesed arbuusid olid veel. Mõned on veel suured. Mingi 2-3 sükest suurt on. Aga nüüd, kui niimoodi arbuus ja melon niimoodi tilkuma hakkab, et vaikselt tuleb, siis on nagu kannatab seda süüa ka. Muidu meil on nagu väga palju seal arbuuse. Aga see oli huvitav, et esimene korilus, mis oli nüüd umbes 3 nädalat tagasi või? Umbes nii, 3 nädalat tagasi. Ja sellest korilusest eile ma sain ühte arbuusi. Üks arbuus on veel. Eks 3 nädalat ta püsis seal toas, jahedas. Aga melonid ei püsinud. Melonid olid hapuks läinud juba. No nüüd ma lahti ei lõiganud, aga nad olid nagu nii pehmed juba ja veits nagu hallitasid justkui. Siis viskasin need ära. No vaata, siin on ka neid. Siin on kõik need mädanenud. Nüüd haiseb ka siin veits. Mädanenud. Normaalne komposte. See on risk, normaalne mädahais on seal. Aga siin vaata. Melonid uuesti kasvanud arbuuse, ma pole neid väikseid veel näinud. Meil on üks suur melon siin ja ülejäänud. Üks suur meloones on veel.
arbuus on ma arvan mingi 10+. Et sellest on hea, kui ta veel kasvab, siis noh, selle kastmine ei ole siin keeruline. Ja vaata. Vaata, kui ilusad lilled. Nii ilusad lilled. Muidu võiks neid rohkem olla nii palju, kui ma siin külbasin neid seemneid. Selle järgi peaks olema siuke roosiaed siin, et või noh, lilleaed. See on ka see lill, mis ma nagu panin, aga ma ei tea, kui teil lihtsalt mingi kurid põõsad. Miks sul mingit õite ei ole? Ei sobi sulle midagi. Või sul ei olegi õite. Näete, siin on üks arbuus hakkab uuesti kasvama ja päris huvitav. No siin ka. Selles suhtes ikka tuleb veel neid arbuuse. Muidugi praegu on ilgelt kuum juba, ma arvan, kõrbevad ära siin need arbuusid, kui nad siin varjus jälle. Rohida ka ei viitsi enam. Ja no kui tuleb natuke, siis tuleb iga pühapäev paneme siin vett. Nädalas korra saad ette ja kaua me saame seda arbuusi ja melonit siin. Aga nüüd on hea, nüüd on natukene neid siin. Ja selles suhtes on jälle targemad. Kui nüüd hakkaks tegema, siis esimesed suured arbuusid juba kohe pistaks nahka. Aga me ootasime, ütleme nädal aega ootasime liiga kaua ja siis hakkasime korjama, arvestima. Tegelikult oleks melonitega oli lihtne. Nad tulid lihtsalt kukkusid otsast ära, aga arbuusiga oleks pidanud ka natuke varem alustama, et neid sööma hakkama. Sest noh, siin on ka. Vaata, see arbuus on ju. Tema sort on, ta on seal vaos üldse. Ja see arbuus, mis seal on, tema on siin. Selles, et see arbuusiga kasvab jõle pikaks. Et jah, nüüd ma nagu tean, kuidas seda arbuusi kasvatada ka, päris huvitav. Tore teada. Et see arbuus, ütleme, nädala pärast, no muidugi ma ei tea, mis see päike ja mis see ilm teeb siin, aga oleks ainult, et head ilma hoiaks. Oleks ainult, et täna head ilma hoiaks. Praegu võtsin 2 tükki, noh, need ongi need liikised, aga no ma ei tea, tuppa panema. Meil nii palju arbuuse. Teeme mahla, teeme arbuusi viina. Rohkem midagi, mida teha arbuusist. Mida veel arbuusist teha saab. Sokke teha ei saa. Idee on siis noh, see, et niimoodi. Muidu tegelikult piisab ühest sellest, kui sa jätad nii-öelda nagu ööseks sinna külmkappi. Aga kuna me tahame justkui nagu veits kiiremini seda saada, 5 tundi äkki anname aega tal. Või mis kell on? No, 1. No 5 tundi umbes annaks aega tal. Siis ma arvan, 5 tunniga saab küll ma mõtlesin, et ma lõikan siit veeputlid, lõikan siit niimoodi selle koha pealt ära, siis vaatame, proovime, kas töötab. No mis see oli muidu hinda olnud. Liitrine oli $100. Ja no ma arvasin, et see on siis äkki mingi 50 loogika ütles. Ja mingi sittviin oli 37. Noh. On üks ka vähe. Kuradi ka panema või? Väriseb käsi, jah? Ei, kuradi talle. Kuradi uus või? Ei, ma arvan, ta läheb ikka. Ai, kurat. Tihend on perses. Mingi 0,3 on seest. Aga see voolab kõik ära või? See võis leki või? Aga see ei leki. Noh, siis paha niimoodi. Ja nüüd ootame 5 tundi. Meil on nüüd mingi 5 tundi vähemalt möödas. Vaatame, mis arbuus teeb. No põhimõtteliselt on kordi valmis. Selles on natukene veel sees, aga arbuus on natuke raskem. 0,33 on sees. Oi kurja. See on kurat täpselt ideaalne arbuus on see. No mitte mingit viinalõhna ei ole. See on nagu päris... Noh, ma proovin. Arbuusiga. Viinaarbuus. Let's go. Ei, see on tavaline arbuus. Ma vist ei tea. Ei, võta üks. Proovi lihtsalt. Kus on kõige väiksem tükk? Ei, aga viina maitsed pole ollagi. Ei peagi olema. Ei, see ei olegi viinaga arbuus. Üks arbuus ainult. No, kuna see on sinu arbuus.
kuule, ta ei võta, eks see arbuus. On tunda? Seal on 0,4 on sees umbes. No täpselt, sa ei saagi aru, vaata. Väga ohtlik, jah. Seal 0,4 on umbes sees, selles arbuusis. Oh no, mamma mia. Saad aru midagi või? Mitte midagi aru, enne. Aga mitte isegi viina pärast. Kõik läks sinu tükki, ma arvan ära. Ma ei saa ka midagi aru. Sa toimub jah. Mitte midagi. Paneme korraks kinni ja proovime seda paremini ühendada või? No tõesti, ta pani mingi jauringi siia. Close it. No, he told that he's gonna bring some O-rings. Ah, okay. Yeah. No, don't do it. No, that's not good for your hands. 1, 2, 3. Sorry. No, I think it's good. Good. Vesi tagasi või? Aga mina pidin üles minema või? Jõle aeglaselt liigub või? Kuule, aga ma mõtlen seda, et vaata ennem oli see, et siit toru läks 2, selle panime nüüd kinni. Teoorias peaks nüüd sinna minema rohkem vett. Mis läheb jah? Läheb jah? Kui kaua läheb, ma ootan. Ma küll tööle. Jah, paneme. Mumm kõrva. Kommid kõrva. Üks veel. Normaalne liinitöö. Jalakarvad on alles ole. Skipitab. Mis see teeb? Kuule midagi kukkus. Leidis ka koha nappa ja? Leidis ka koha ja. Noh, väga head on ju. Sirgeplaat. Jah. Ta on niimoodi. Niimoodi on sulle? See äär on sügavam. Vaat, tean küll miks. Sest seal on mude. Mul oli ka mude. Ma siia väikse. Kuule, aga tegelikult selle oleks nüüd ikka... Tuleks sinna ka väikse panema. No, sa panid endale väikse sinna alla ja... Üks väike on veel. Kus? Autos. See mõõdupuu. Ma olen supervisori ameti võtnud. Jürka teeb tööd. Vaata, kus Jürka vaatab ja teeb tööd. Tubli on. No, pane, hästi kena. Ja kui hoid on hea kopa teise. Manager läks mõneks päevaks puhkama. Aga tal on pitsu ja kanad. Siis ma võtsin munakarbid, võtsin kaasa. Lähme vaatame, mis Tom teeb. Anname Tomile süüa, võtame kanadelt muna. Mis juurikas siin on? Tommy! Ma nägin, et sa juba ootasid, et sul peremees tuleb. Kanad? Tommy, ära ole solvunud. Ma tean, et peremeest ei ole. Tommy! Tom, tule siia nüüd. Kanad? Tom, tule siia nüüd.
kuuled, kanad, ei, see on koeratoit. Kanad. Tom, tule siia. Ära ole nüüd nii solmunud. Kuule, sul kanad, sa jäävad su toidu ära ja tule, Tom. Tule siia, Tom, tule siia. Tule siia, näe. Tule siia, Tommi. Jah. Kuule, kõik on hästi, mine söö. Kõik okei. Kanad, tavai, tõmba kied. Tubli, söö. Noh, kanad, palju teil mune on? Kus teil munad on? Palju teil on mune? Mis te nüüd? Mis te tulete siia? Mis te tahate? Teil on seda? Ma annan teile ka süüa. Noh, oota nüüd, tulge eest ära nüüd. Kõik, kurat. Näe, noh. Sööge nüüd. Kõht täis, Otsa! Kuradi. Vaat see on ikka kuradi tore maaelu. 15 muna. 15 muna 2 päevaga siis, sest rohkem ei ole neil neid kohti. Vist ei ole need siia munevad. Umbes 8 muna päevas saab peremees. Eile Karoliina ja Reit ei võtnud mune. Ma täna võtsin. Noh, mis sa tahad? Sellel manageril ongi see, et tal on siin maja kohe siin farmis. Hea lihtne, aga justkui nagu oled nagu lõksus ka siin. Aga no need kanad ja kõik need koerad teevad selle elu lõbusamaks. Noh, mis sa veel tahad? Mul ei ole sulle rohkem midagi enda. Aga ma oleks nüüd teile arbuusikoori oleks nüüd tuua teile. Mis sa jälitad mind? Noh. Kott. Kuru. Kott. Tõrre värke. Noh, mis sa tahad? Midagi ei ole mul. Tommi, tule, ma teen sul pai ka. Tommi, tuli siia. Noh. Sul on ikka kõht täis. See kõht täis, jah. Ja tal on ka ikka väga kurbne. Võt lüksinda oled siin. Kaitseb neid kanu siin. Noh, kuidas elu on? Kurb on, ma näen, et sul on kurb. Ei ole midagi teha. Homme või ülehomme tuleb peremees tagasi. Tommi, sa oled nii solvunud või? Memmekas oled ikka kõht täis ja ootab edasi. Tommi, ära on nii kurb. Ta tuleb varsti koju tagasi. Tean, et on kurb. Jälle kasva. 2 tundi veel siis. Mitu päeva veel jõdiku lõpuni. Ma joon veel. Ma mõtlen, päris huvitav. Eelmine aasta küll. Ma olen 6 aega olnud siin. Kõik oli tore. Nüüd on jälle tööle. Jälle tööle. Midagi põnevat ei juhtu, ma pean midagi õhku laskma. Siis on natuke põnev. See oleks natukenegi seda adrenaliini. Mõned korrad on küsitud mu käest, et milline näeb välja täiesti tavaline päev siin Austraalias. Mis me teeme siin? No sellest, mida me teeme siin, sellest sul võiks olla päris suur aimdus, kui sa oled mu videosi vaadanud, aga ma näitan sulle. Süvitsi lähen sinna, mis see tavaline päev on. Tavaline päev algab niimoodi, et minul on äratus 6.02. Oleneb. Vahepeal ärkan 6.01 korras snuusi panen. Mitte tupsi, vaid snuusi. Täna ärkasin 6.20. Uni oli magus. Magus on. Selles suhtes on siin farmis nagu hea.
et 7 hakkab meil töö. Et me sõidame nagu, me elame siin farmis, vaata. Et me sõidame tööle 5 minutit. Et selles suhtes see on nagu väga-väga mõnus. Plussid ja miinused. Miinus on see, et me elame kuskil persaugus, ja pluss on see, et ei pea liiga vara ärkama, et tööle minna. See on nagu tegelikult suures piltis on väga suur pluss. Detail change at 8:45. Vett küll, jah? Vett. Vee järgi ütleks, et peaks selle vahetuse tegema, jah. Kaua see oli jooksnud? Ainult üks? Oota. Aga kuni 63, jah? 63-st edasi, jah? See on 63. No hea küll, jah. Kus see pool on? Kus see ora mul on? Ei, ta on sellel õige leveli seal. Ei on oraalne, ka 10 alustame. Nii 10 alustame. Meil on nüüd liiga palju väga lüpsta. Me paneme selle tööle, et meil järgmine lüps on alles kuradi õhtule. Noh. Meil pole kuradi 8 tundi mõngi teha. Väga hea. Võta. Läheb siia. Vägini! No hea küll. Hommikuti ongi see, et me saame selle paberi kätte. Vaatan põllud üle, vaatame levelid üle. Hommikuti mina ei söö. Ma pole päris pikalt hommikuti söönud. 2 põhjust. Esiteks me ei viitsi midagi süüa hommikul. Ja teiseks on see, et ma teen seda nii-öelda väikest paastu siis, kus ma siis põhimõtteliselt 13 tundi, 13-14 tundi ei pane ühtegi kalorit enda kehasse. Siis mu keha saab puhata ka sellest söögist ja kõik on hästi. Tiit keerab kraani. Vesi hakkab tulema. Alustame uut põldu. Esimene aasta see niisutamine oli normaalne. Nüüd on juba vaikselt igav. Midagi põnevat ei toimu. Ei ole mingit challenge'id vahepeal manager või supervisor ütleb, mine tee seda, see pole seda varem teinud, et see on seda challenge, vaata, mingi tõsta mingit levelit midagi. See ei ole challenge, noh. Täiesti nagu liiga lihtne. Need on kõik lüpsud, jah. Muidu meil tavaliselt on Smoko on kell 10, täna jõudsime kell 11. Smoko, noh, siin on see, et Eestis on läinud lõuna. Siin on kell 10 on Smoko, 1 on lõuna ja 5 on Smoko. Smokers. Seda maja. Süto maja. Ruben on hele, tulge sööma. Arbuusi. Panen paugu ka või? Ma enam paugu ei saa juua. Sa ei saa juua või? Mul on raskeks, jah. Süda hakkab peksma või? See on meie hommikusöök. Mis sa sööd? Või leiba tegid eile, jah? Või leiba. Sest mul on see, et ma ei viitsi midagi teha. Oleks siin Bolt Food, ma teliks Bolt Foodi. Ainuke asi, mis ma tööle kaasa teen, on see, et ma hakin arbuusi ja melanit. Vahepeal teen rappe. Praegu rapist. Sul sai ka rapist sai jooga, jah? Jah. Siis ei viitsi teha seda. Muidu meil tavalist on see Smoko kuni 15 minta, lõuna on pool tundi. Praegu olime mingi pool tundi olime Smokole. No siin pigem on nagu, meiega on see, et manager ja supervisor teavad, et me teame, mida me teeme. Neil ei ole midagi köhida meie pihta. Seega meil on endal ka sobi, meil on teame, et meil on kõik korras. Iseendaga räägin, jah, sina ei räägi minuga. Nüüd on oma koer ka sul, jah. Sa pane oma koer kinni, muidu sul homme seda koer enam ei ole.
pane oma koer neeger kinni, muidu neeger homme seda koera võib-olla neeger sul ei ole. Kelle kindad need on siin maas, või? Teie kindad on need, või? Teie kindad on need seal või? Teie omad ei ole need kindad seal või? Kas need on teie kindad? Ei ole. No see on peaaegu tühi, ju. Siia ikka vett ei hakka tulema. Ei, ma teen lihtsalt. Maas välja, jah? Oh, see on risk. Üks. See kraan, mida Piip praegu keerab, ongi selleks. No põhimõtteliselt siit sellest tiigist tuleb, ma ei tea, kas see toru läheb muidugi 2, et kas sealt tuleb üks toru, et üks toru tuleb siis, läheb siia silindrisse, sellest me saame seda täita või siis sealt pumbast saab seda tiiki täita ja siis see kraan on see, kuidas saab seda tiiki nii-öelda tühjaks. Seda tiiki me tegelikult ei kasuta. Ja suureks pildis on kõikidel neil tiikidel on tehtud niimoodi, et nagu sa siin näed, et siia äärde on tehtud see sügavam kraav, et kust, et saaks kõik selle vee saaks ikka kätte. Mis see on? See mõõdab tõenäoliselt, kui palju vett siin on. Ikka üks toru ja ma arvan, et see toru läheb siis 2 kuskilt. Kuna me praegu teeme niimoodi, et kuna nendes tiikides on vähe vett ja lihtsalt gravitatsiooniga ei saa nii palju vett, siis me teeme üks asja, et me sealt tiigist on ja paneme vee siia alla kraavi, siia kraavi ja siis mõlemad pumbad võtavad selle vee üles ja siis panevad nii-öelda meie põldudele, sest nii saab nagu rohkem survet. Aga mis probleem on selle, kui see, no võib-olla see on see probleem ka, et kui mina selle seal tühjaks tegin, et probleem on see, et vaata siia ette, näed küll, tegelikult siin peaks olema umbes, ma arvan, et see on umbes 3 meetri sügavune praegult. Aga siin on põhja näha, ehk siis miks siin on põhja näha, sellepärast, et see vesi, mis on sealt nii-öelda nagu tulnud, see on võtnud liiva kaasa ja teinud siia liivavalli ette. Praegult on kõik normaalne. Filippe toob mingi traktori meile, sest meil ongi praegu see, et Sandra on praegu traktorite peal. Ega siin see päevatööl, no see ongi, mida me siin iga päev teeme. Hommikul saad lehe kätte, saad oma põllud, lüpsad torud käima, vaatad leveleid. Mõni päev on rohkem lüpsmist, mõni päev on vähem lüpsmist. Täna hommikul tegime lüpsmise ära ja nüüd on 4 tundi pole mitte midagi teinud põhimõtteliselt, lihtsalt autoga ringi sõitnud. Aga mõni päev on niimoodi, et ainult lüpsa. Mis sa tahad? Ole vait. Vaata, ühes kohas mõnda kohta me paneme seda vedelat fentanüüli ehk siis vedelat lämmastikku, aga mõndadele põldudele traktoriga siia peale enam minna ei saa, aga lennuk pritsib neid lämmastikugraanuleid, see on lämmastik. Pritsib seda, et ma nüüd ei tea, ma küsisin ka, et nagu, mis see vahe on. Selle sees on rohkem lämmastikku kui selles vedelas protsendiliselt. Isegi mingi 3 korda rohkem oli isegi. Aga ma ei tea, miks üldse nagu seda vedelelt vaja on, sest see on teoorias on see graanul nii-öelda nagu parem. Ja see on odavam. Aga sellega nüüd on see probleem, et kas ta lahustub nüüd, sest see on igal pool siin vaatan, et kas ta lahustub kohe ära.
ei lahustu või? Ega läheb päris palju aega. Ehk siis tegelikult nüüd praktikas on see, et noh, ta pritsis küll igale poole siin seda head möksi, neid graanuleid, aga see vesi viib ta juba sinna kaugemale enne, kui ta ära lahustub. Aga kui paneb seda vedelat, siis seal on vähem lämmastikku, aga see läheb kohe siis nii-öelda justkui nagu mulda. Noh, ilmselgelt ta kohe ei lähe, aga ei tea siis, kumb see parem on. No ma ei tea ka, mis süsteem siin on. Miks mõnele pannakse neid graanuleid, sest siin on ka tegelikult see tunn olemas, et me saame seda vedelat ka panna. Vedelat panna, mitte tahket panna. Keegi hüppas ka, et õpi telefoniga filmima. Filmin sul praegu telefoniga või? Näe, telefon on siin. Prillidega filmin, eks ole, on ju. Ehk siis tegelikult on see, et jah, ma tean, et see pilt, mida sa praegu näed, see ei ole nagu see, mis sa vaatad, see ei ole terviklik, see on praegu sul niimoodi, vaata. Aga prillidega on niimoodi, prillidega ei saa teistmoodi. Ma paneks küll sellel prillidel ka selle video teistmoodi, aga ei saa panna. Ja seega, kui sa neid klippe näed, mis sa praegu näed, siis tegelikult kui ma teeks nagu telefoniga filmiks või selle GoProga filmiks, siis sa neid klippe lihtsalt ei näeks. Sest ma ei saa igal pool filmida niimoodi. Seega, ära mölise, ole õnnelik, et neid kaadreid ka näed. Oi kõike. Hoia mõist. Ei no, meil on need... Saama tuled siia tööle, noh. Kurat. Mis elama? Sa peab selle oljaga või? Aega on. Ja nüüd on lekib, aga... Ütle. Sama kiiresti läheb. Ei, see läheb väga palju kiiremini. See on meie viimane melon. Tuled ilusti välja. Siuke semi oled, aga toas meil on neid meloneid nii palju, et... Vaatame arbuusid ka üle. Sest meil on see, et noh, siin mõned väiksemad hakkasid kasvama veel enne arbuusid ja melonid. Aga ei tea, kas see taim jaksab, siis järgmise niisutusega me paneme samamoodi seda fentanüüli siia. Siis noh, lämmastikku fentanüüli. Et siis võib-olla on tal rohkem jõudu. Aga ma arvan, et selle niisutuse peaks juba homme tegema. Aga näete, siin on üks meil on hakanud tegedega ja nad kasvavad, väga hästi kasvavad. Selles, et mõned no kurat, täitsa on uuesti õitsema hakanud ja mida kurat siin muidugi haiseb see. See, kus ma arbuusid olen visanud. Räme hais on. Aga need lilled on küll ilusad. Väga ilusad. Jesus Christ. Vaata. Mida hullu. Väga ilus. Väga ilusad lilled on. Aga siin on arbuusil on ka väga palju neid õisi uuesti tulnud. Nii äge. Ja pärast oli saak selline. See on huvitav, et muidu me alguses saime neid iso pille. Väga suuri. Aga nüüd tuli ka siuke üks suur. Ei tea, kaua me siin neid arbuusame, siis praegu ma panin need ilusti sättisin uuesti aluste peale. Ja väga palju oli need väikesed. Ma arvan, et neile peab fentanüüli andma. Iso arbuusi, meloni, väike arbuusi. Palju võib reageerida, noh. Palju võib lüpsta. Sa ei ka teha, ei viitsi, midagi viitsi teha. Vist raha saada. Saab praegu. Ei saab ikka. Raha vedeleb maas, korja üles lihtsalt.